politsei! Iga päev on üle Eesti tänavatel 90 politseipatrulli. Nende meeste ja naiste ülesandeks on tagada, et kõik teised inimesed saavad elada rahulikult ja turvaliselt. Saatesari Patrull toob igal nädalal vaatajate ette 2 erineva politseipatrulli töö 12-tunnise vahetuse jooksul. Täna saates Tartu politseinikud ohjeldavad reedeöist peomöllu. Kui sa ei oska käituda, siis tuleb kaineks. Aga kuule, kui ma ei oska käituda, siis politseiauto aitab alati. Tallinna patrull püüab alaealisi suitsuleid. Palun ärge viige meid. Sa oled päris... Kuhu palun? Palun ärge viige politseijaoskonda. On 30. märtsi õhtu. Lõunaprefektuuri Tartu jaoskonnas toimub õhtuse vahetuse patrullide instruktaaž. Välijuht Jaan Mürk jagab politseinikele ülesanded ja manitseb neid ettevaatusele. Õhtu pidi külmaks minema ja libedaks ja siin oli juba täna maanteekul üks avarii, et hoiame nagu pedaali, et ei kihutaks. Täna reede õhtu tähendab me kõik hästi. Vähe väljakutseid ja palgad on otsas. Seda on vaja malkrid alla ja hakkab tööle. Jaan Mürk on staažikas politseinik, kelle teenistus algas juba 1993. aastal, kohe kui mees tuli sõjaväest. Jaani ametikoht on välijuht. Tema tööks on patrullide töö juhtimine, aga Jaan läheb vabadel hetkedel ka ise hea meelega patrullima. Tartu tänavatele läheb 3 patrulli, teiste seas Jaan ja tema paarimees Andrei Ivaknenko. Vahetuse esimesed tunnid mööduvad rahulikult, kuid siis algavad tüüpilised reedeõhtused sündmused. Jaan ja Andrei saadetakse trahterisse Kalinka, kus 2 purjus inimest teiste rahu häirivad. Kalinkas üldiselt viimane aeg on suht vähe väljakutseid politsei jaoks, aga ikka vahepeal mõni joob üle, siis ikka meile pakub tööd, aga suht vähe on ja sinna on väljakutsed viimane aeg. Andrei Ivanenko tuli politseisse 10 aastat tagasi otse sõjaväest. Andrei töötab tänaval patrullpolitseinikuna ja tema ülesandeks on tagada korda Tartu linnas ja maakonnas. Kalinkas ootab patrulli turvameeskond, kes on kinni pidanud agressiivse mehe ja naise, kes keelduvad lahkumast. Aga kui teil turvatöötaja ütleb, et ärge türitsege siin, miks ära ei läinud? Tead, turvatöötaja võib ükskord ka minna, seepärast mul on närvid. Ja turvatöötaja on närvid. Meeste rahvas oli tarvitanud seal ohtralt alkoholi ja siis ta muutus agressiivseks ja hakkas tüli norima mingi naiste rahvaga, kellega ta oli seal äsja tuttavaks saanud. Sõimas klienditeenindaja vajutas paanikanuppe, kutsus kohale turvatöötaja, et nad teda maha rahustaksid ja ta enam põhimõtteliselt ei olnud enam sobilik klient sinna baari. Kui sa ei oska käituda, siis tuleb kaineks. Aga kuule, kui ma ei oska käituda, siis politseiauto aitab alati. Te võite mind piinata. Kuidas tahate? Aga ma ei lähe politseiautosse rääkima, seepärast te ei oska rääkida politseiautos ühtegi sõna. Ma ei räägi. Te olete oma pead keerad raisk oma rääkimistega. Keegi ei kuula mind. Meie kuulame, me sina kuulad jah. Sina oled seal kuse otsas raisk ja kuulad mind, eks ole. Kuule tead, ja sina valid oma sõnu minuga rääkides, kus juures sina oled minule palju võlga raisk. No, meil on niisugune töö, et päris tihti ikka ülejoonud inimesed sõimavad meid, tahavad meiega oma kätt proovida, aga tuleb leppida sellega. Otsustasime teda viia kainestusmajja, kuna ta oli joobadelt agressiivne ja allunud korraldustele ja ma arvan, et tänaval ta oleks väga ohtlik olnud, kui me teda oleks lihtsalt ära lasnud. On mingi dokument ka olemas, on ju? Tead, see pole mul sinu teada. Mul on dokument. Aga otsi dokument näita mulle, ma tahan teada, kellega mul siin... Tead, siin sunnitakse minuga suhtlema.
nagu praegu. Ja sina oled see mõnus mees. Ma ei ole ühtegi sõna olnud. Tead, võta üks dokument välja. Võtame küll. Need asjad pane siia taga. Ei, mina panen siis, kui mina tahan. Ja siis, kui minule keegi tuleb siia. Eestlane, mitte teie, sina, soomlane ja sina soomlane. Näed, eestlane tuleb kohe. Ei tule. tema on eestlane. See võib olla eestlane, aga ta on ja. Ei, no seda kohta ei ole kunagi. Tead, kui sa mind puudud. No me puutume siin täna. Tead, ja sina mind ei Ei ole puudud. laste aias praegu. Tead, ja sina oled raisk, ma ütlen. Miks sa niimoodi käitud? Sellepärast, et sina käid vastikult. Ei käitu. Mida sa lööd? Keda sa lööd? lugu lõppes niimoodi, et tavaliselt need bujaanid magavad kaineks, siis hommikul nad on väga rahulikud ja kahetsevad oma tegu. Aga see enam ei ole temale nagu kergendav, sest purjus peaga ikkagi sõimab politseiametniku ja see on karistatav ja saab vastava karistuse ka selle eest. Agressiivne mees jäeti hommikuni arestikambrisse. Kaineks saades mees rahunes ja ta vabastati. Teisipäev, 3. aprill. Kell on 8:31. Põhjaprefektuuri lõunajaoskonnas alustavad tööd päevase vahetuse patrullid. Tänavatele lähevad korda tagama ka igapäevaselt piirkonna politseinikena töötavad Aleksandr Rõõmas ja Jaanus Murakas. Teisipäevane vahetus on alati olnud niisugune suhteliselt rahulik vahetus, kuna on töönädal, kooliaeg. Et mõtlesingi, et kui koolipäev läbi saab lastele, et siis tasub neid alaealisi kontrollima minna. Et paraku on suur probleem praegu alaealised, kes tarvitavad siis tubakatooteid. Jaanus Murakas lõpetas politseikooli 2010. aastal. Praegu töötab Jaanus Nõmme piirkonna politseinikuna. See oli ikka natuke liiga. Vahetuse alguses tegelevad Jaanus ja Aleksandr liiklusrikkujatega. Pärast lõunal, kui koolitunnid on läbi, ilmuvad tänavatele alaealised ja Mustamäe teel märkavad politseinikud noortekampa, kellest mõned paistavad suitsetavat. Keegi neist suitsetab ka. Tunduvad alakate? Aga keegi küll suitsetas neist. No, lähme saame tuttavaks. Aleksandr Rõõmas valis politseiniku elukutse kohe peale sõjaväeteenistust. Täna töötab Aleksandr Kristiine linnaosa piirkonna politseinikuna. Aga teie dokumenti. Alaealist dokumenti küll, jah. Pane dokumenti. Aga ei, mul ei ole. Miks see dokumenti? Nagu, mis on? Ma küsin teie käest dokumenti või? Ei küsin. Te ei ole, härra suitsumees. Ei ole, teie. Ei ole. Kontrollides isikuid selgus, et nende seas on alaealised. Ühel isikul, kes oli alaealine, leidsime sigareti paki taskus. Sama isik oli ka eelnevalt suitsu teinud, mida ma eelnevalt nägin. Ja kuna selline tegevus nende poolt tubakatoote omamine ja tarbimine on keelatud, et vormistasime nendele väärteomaterjali. Noormees ise ütles, et suitsu on ta teinud juba pikemat aega. Ega tal mingit erilist vabandust öelda ei olnudki, et ega näost oli näha, et ega ta väga eriti ei kahetsenud oma tegu, et pigem ta oli õnnelik, et ta võib-olla saab nüüd telekasse, saatesse. Aleksandr ja Jaanus jätkavad koolide ümbruse kontrollimist. Tedre tänaval köidavad Aleksandri tähelepanu 2 poissi, kes kortermaja rõdu all kahtlaselt taskendavad. Vot seal 2 tükki. Käsi ei käi. Mõlemad suitsetavad. Suitsetavad, jah? Tobi käes, jah? Jah. Kaugelt vaatasin, et jah, mõlemad suitsetavad. Lendasime koha peale. Isikud olid üllatanud väga. Nad ei näinud meid ja ei ootanud vist. Viskasid suitsud maha. Pärast istunud riigikasti ära. Ei ole viisaks, eks, on ju? Korra minust üles ja sinu suitsu seesil. Nüüd kustutame ära, on ju? Ja paneme taskusse endale. Paned ka taskusse. Järgmine on see, et leiame dokumendid üles, on ju? Koos suitsupakkidega, mis on praegu. Palun ärge viige mind näiteks. Sa oled päris... Kuhu palun? Palun ärge viige mind politseijaoskonda.
Inimesed kasutavad erinevaid väljendid meie politsei määratlemiseks. Ja tavaliselt ma ütlen, et lugege, mis on auto peal kirjas või mul rinna peal on, kus see märk on politsei ikka. No tegelikult see on selline solvav väljend, aga isiklikult ma seda ei võta niimoodi. Kui isik alaealine jääb sellise rikkumisega vahele, siis vormistatakse talle koha peal kutse. Ta peab ilmuma siis politseijaoskonda noorsooteenistuse juurde. Noorsooteenistus vormistab talle siis väärteoprotokolli 30 päeva pärast, siis ta saab oma selle väärteootsuse kätte siis, et kas ta siis saab trahvi, kui suur see trahv on või siis piirdutakse suulise hoiatusega. Suitsu ei tee. Tead selle laulu ikka? Ei, seda laulu ma ei tea. Teagi või? On see avandi ja kes see teine oli nüüd? Nalju tegid. Alaealistele on keelatud nii sigarettide omamine kui nende tarbimine. Mõlema rikkumise eest võib karistada kuni 40-eurose rahatrahviga. Rikkujatele koostati väärteo materjalid, menetlus jätkub. Mõne hetke pärast näete, mida arvab pisivaras Jaanus ja Aleksandri määratud karistusest. 100 евро штраф. Я полностью не считаю, что у них какие-то там правильные пропорции. Täna on patrullis Tallinna politseinikud Aleksandr Rõõmas ja Jaanus Murakas, kes avastasid 3 alaealist suitsumeest ja kutsusid nad politseisse vestlusele. Tartus on 30. märtsi öösel tööl Jaan Mürk ja Andrei Ivahnenko, kes toimetasid kainenema baaris agressiivseks muutunud mehi. Reedeöine möll Tartus kogub hoogu ja politseil on üha rohkem tööd purjus pidutsejatega. Kella 2:30 ajal öösel märkavad Jaan ja Andrei Laia tänava baari juures vastu maja seina urineerivat noorukit. Mis sa teed siin? Mis ka maha see, mis sul käes oli? Mis sa tegid siin nüüd? No, miks sa pissid niimoodi? Ma omandan, see oli... Lai 28 on meil niisugune kurikuulus kohvik nimega Savood, kus koguneb hästi palju inimesi ja seal on üks WC. Inimesed ei jõua seal kõik WC-s ära käia, nad kipuvad välja minema, urineerima. Ja maja elanikud pidevalt kaebavad, et nad ei saa seal normaalselt elada. Urineerimine tänava peal on siiski seotud avaliku korra rikkumisega ja trahvid ja on maksimummäär 400 eurot, aga antud noormehe suhtes me otsustasime, et me vestleme ja siis hoiatasime teda. Tallinnas Kristiine linnaosas patrullivad Jaanus ja Aleksandr saavad kella 3:30 paiku kutse Kristiine keskusesse, kus on kinni peetud pisivaras. Nüüd on kindel, et kui üks kord Kristiine sealt tulime, siis kaugel ei sõidagi ära. Ei ole võtad midagi. Selliseid väljakutseid tegelikult on Kristiine kaubanduskeskuses väga palju. Seal on narkomaanid ja muud isikud. On olnud päevi, kus me ikkagi 4-5 tunni jooksul ei jõudnudki kaugemale Kristiine keskuses kui kilomeeter, et kogu aeg seal läheduses olime. Kogu aeg annavad ja igasuguseid väljakutseid. Et seal on ka tublid turvamehed. Seekord on kaubanduskeskuse turvamehed kinni pidanud noormehe, kes varastas 3 šokolaadi. Mees antakse üle politseile ja talle tehakse koha peal trahvi. Дали штраф в размере 100 евро, а товара было всего на евро 40. 100 евро штраф. Я полностью не считаю, что у них какие-то там правильные пропорции. В прошлый раз вот тоже попался, получилось так. Штраф вышел 80 евро, а товара было также на евро 40, евро 50. Isik näitas, et see trahvisumma suurustada eriti ei huvita, et ta võib-olla isegi ei maksa seda. Vargusega vahele jäänud noormehele määrati kiirmenetlusega 100-eurone rahatrahv. Aasta jooksul 3. korda pisivarguselt tabatud isikute vastu algatatakse juba kriminaalmenetlus. Tartus hakkab kell saama 3 öösel. Jaan ja Andrei saavad väljakutse ööklubisse Maasikas, kus turvatöötajad tahavad politseile üle anda purjus mehe. Nii,
ema kindlasti tervitan. Kohale jõudes klubi Maasikasse trepikojas olid turvatöötajad kinni pidanud siis mehe, kes ei allunud nende korraldusele ning ei tahtnud klubist lahkuda. Klubitöötajad ei soovinud, et ta sinna läheb probleeme tekitama. Panid ta lihtsalt trepi peale istuma ja ootama, et kuni tuleme meie ja ütleme talle oma politsei häälega, et ära mine klubisse täna, mine koju magama. Mis teil juhtus siin, rääkige? Midagi juhtunud. Kuidas ma siis selle härrasmehega, kes ma istusin 2 tundi seal käed võrus ja mis seal tehakse siis? Asi on selles, et kui seal on omad reeglid klubis ja kui te neid reegleid eirate ja ei taha ära minna. Ma tahtsin ära minna, aga ta pani käed rauda, istusin ja... Tema ütles, et te käisite seal, tüütasite inimesi samat moodi. Ja te ei ole sinna enam tere tulnud, nii et... Ma ei ole elu sees seal käinud. Te olite seal sees, lähete praegu naisega ära koju ja lõpetame sellega. Ei, aga ma tahtsin kaebus esitada. Kaebus esitate homme, kui te kaineks saate. Olen kaine. Kui ta ütles, et ta ei ole alkoholi tarvitanud, siis palus, et me kontrolliksime tema alkoholijoovet, kuna ta ei ole alkoholi tarvitanud. Sundis ime, näitas, et ta on alkoholi tarvitanud ja ta on keskmises joobes. Meesterahvast nägi, et talle lastakse lihtsalt minema ja ta ei karistata politsei tee talle mitte kui midagi põhimõtteliselt, siis muutus jälle selliseks ülevoolavaks ja agressiivseks, aga sai paari sõnaga maha rahustatud ja läks ära koju. Kui te praegu ära koju ei lähe, siis tuleb politsei jaoks. Ongi kogu hoopis meie teiega naine. Minge ära koju teda. Viimane võimalus. Politseinike töö Maasika juures ei ole aga veel läbi. Üks peoline vajab politseilt ootamatut abi. Ei lastud sisse. Olen kogu aeg käinud 100 korda ja dokumenti jätsin maha. Võtsin kõige tähtsam asja, pangakaardi ja ei sobinud. Ega me ei saa siit kuskile. Tohin neid tülitada. No tülitame. Ma tulin klubisse. Ja, seda ma juba kuulsin. Nii, küsiti dokumenti on ja... Ja mis meist te tahate? Näkin alaealisi. No kui on alaealised, need peetakse kinni ja kutsutakse meid uuesti. Aga mis need alaealistega need järsku on? Kõigi käest ei küsitud dokumenti. Mõnikord jood ja jood naisterahvad ära nooreks, aga täna suutsid sina nii palju juua, et sa jäid ennast nooreks. Täpselt. Nii et teinekord, kui tahad siia sisse saada, võta dokumenti ikka kaasa. Tahtis, et meie tuvastaks tema isikut ja annaks selle tuvastuse siis turvatöötajatele, et teda sisse lastaks. Aga kuna meie tuvastame isikut ainult menetluse alustamisel, siis niisama me kedagi tuvastama ei hakka. Kui ta on oma passi ära unustanud, siis ta võib ennast süüdistada selles. Inimlikkuse seisukohast ma saan tast aru, et ta tahab pidutseda, ta tahab klubisse minna, möllu panna, aga kui võmmina, siis ma ütlen, et ei saa aru tema murest mitte kuidagi. Lähete midagi? Chillima. Ära tööle. Näen, ma ka või ei midagi. Ei tule seal midagi, sõida. Jaanus ja Aleksandri päevane vahetus Kristiines ja Nõmmel on möödunud väga rahulikult. Patrull on saanud vaid ühe väljakutse ja vahetus hakkab lähenema lõpule. Ma ei tea, pole ammu nii rahulikult vahetus jõudnud. Muhvigi ei toimu. Nii? Palun. Natuke viisakalt kergitas isegi mütsi. Mulle? Sulle jah, sest sina lasite üle. Näen, lehvitavad. No lehvita vastu. Oleme viisakad. Tund aega enne vahetuse lõppu saavad Jaanus ja Aleksandr selle päeva teise väljakutse. Nad saadetakse Endla tänava bensiinijaama, kus istub maas purjus mees. Saame äkki kainenema viia. Kainestus majja. No nii, istubki loobasi ikka. Näe seal samast. Tahab ikka riidit on minu. Стали. Домой шли, сильный ветер, упали, не подняться. Он видите, что день рождения. День рождения было? 55 лет. На работе праздновали? Праздновали. Isiku enda sõnade kohaselt ta elas üle tee seal, et isegi teda pidi keegi kodus ootama, aga kuna isik oli tugevas alkoholijoobes ja tavaliselt perekonnaliikmeid selliseid oma lähedasi koju ei taha, otsustasime ikkagi isik viia kainestusmajja, kus ta rahulikult magab ära ja hommikul läheb koju.
Ну, давай, вставай. Спать пойдем. Kuna me toimetasime isiku kainestusmajja, siis ta seal magas end kaineks ja mingit menetlust talle ei järgnenud. Hommikul kaine peaga lassi ta välja ja läks ilusti koju ära. Oi, küll on juba nii palju raisk. Oi. Ma mõtlesin, kes on esimene meist, kes ropendab? Tuli ära. Jaanuse ja Aleksandri 12-tunnine vahetus on läbi. Kainestusmajast sõidab patrulljaoskonda vahetust üle andma. Vahetus oli selline päris huvitav ja erinevaid asju oli meil alaealised liiklusrikkujad ja vargad, aga midagi väga sellist erilist ei ole olnud. Reedeöine Tartu on veidi rahunenud ja esimesed peolised magavad juba kodudes välja teenitud und. Jaan ja Andrei sõidavad Viljandi maanteele, kus on nähtud ohtlikult sõiduteel kakerdavat meest. No näed, siin pidigi joodikula. Näed, siin tuli joodikula. Jänkut tahad näha, näed. Jänes, kus sa lähed? On jah, Jänes. Jumala suur ja paks veel. Mis seal on must? Ei ole mingi inimene pikal. Kust? Ei. Mis see must on? Lihtsalt üks must koht. Ei ole see mingi hind. Känd, jah. Peale Jänese ei ole ringteel ühtegi elusolendit. Ka Tartus on politseinike öine vahetus läbi saamas. Jaanil ja Andreil tõsisemate sündmustega enam tegeleda ei tule. Mõned teevad tööd ka, aga juures oled pildid näha. Järgmisel nädalal on patrullis Maardu politseinikud Mihkel Jaagup Laats ja Dmitri Pudnikov ning Jõhvi politseinikud Pavel Reškin ja Indrek Hindreus.